Nii, hakkame nüüd testi seadistama. Esiteks paneme testile nime, teiseks kirjeldus, mida õpilane näeb siis, kui ta selle testi lahti teeb. Ajastus on siis mis ajast kuni mis ajani meil test on avatud. Ajapiirang olen kasutanud tavaliselt kas 15 või 20 minutit. Ja kui aeg otsa saab, siis võiks olla see testi soorituskatse niimoodi avatud, et vastuseid esitatakse automaatselt. Et ühe sõnaga need vastused salvestatakse, mille õpilane on jõudnud 15 minuti jooksul vastata. Hindamises kui me teame, palju meil punkte seal on, palju siis see lävend on, et vähemalt hinne 3 kätte saada, võime siia panna. Aga me saame seda hindamist tegelikult seadistada allpool. Paigutus näiteks siin saab valida, et kas siis kõiki küsimusi näitab või näitab ainult 3 või mismoodi. Selles mõttes on kõik küsimused, et kui ma juba tean vastuseid kindlalt mõnele küsimusele, siis ma vastaksin need esimesena ja siis teiste küsimustega tegeleksin natukene hiljem. Kas me tahame kohe anda nagu õiget vastust talle teada? Ilmselt mitte, siis ta ei saa ka seda edasi rääkida. Nii, läbivaatamise valikud. Ärme näita talle kohe õiget vastust, sest muidu ta näiteks paneb selle õige vastuse Facebooki või muul moel saadab selle õige vastuse minema. Välimust ma tavaliselt ei ole muutnud, olen jätnud sellisena. Hindamise punkte ma pole vaja seda 2 kohta peale koma. Parooli pole vaja panna. Brauseri turvamisega vast ka ei me hakka tegelema. Muidu võib juhtuda, et üldse äkki ei saa seda testi sooritada. Ja koondtagasiside on siis see, et kui õpilane on saanud teatud arvu protsentidest õigeid vastuseid, et siis mis hinde ta saab. Kui meil on näiteks 5 piir on 90% kuni 100, siis saab ta indeks 5. Kui ta on saanud 70 kuni 90, siis saab ta indeks 4. Ja kui ta on saanud 45% kuni 70, saab ta indeks 3. Nii, seda pole vaja panna. Ühesõnaga, kui on nüüd eraldatud rühmad, siis tuleks see sisse panna. Siis näiteks mul on lubatud KK19 B1-le ja nüüd nemad saavad seal vastata. Tegelikult seda tasuks panna, kui teil on erinevad rühmad kursusel, sest et muidu võib juhtuda nii, et lahendan ühe rühma all kõigepealt seda testi, saan teada õiged vastused või vähemasti mis küsimused on ja siis lahendan oma testi. Et seda vältida, siis paneme juba piirangu peale.